Seal külastajaid ja leinajaid loobiti regulaarselt kividega. Prügi oli igal pool laiali. Me seisime silmitsi olukorraga, kus haudu rüüstati pidevalt. See oli Ida-Jeruusalemma peamine narkosüstijate urgas. Olukord oli kohutav. Kui me ei lase oma lahkunutel rahus puhata, ei ela ka meie ise rahus. Chef Talbi on rahvusvahelise Har Hazeitimi komitee Iisraeli esindaja Ülimäel. Seel on ta alates 2010. aastast töötanud selle nimel, et parandada turvalisust, säilitamist ja juurdepääsu maailma vanimas ja suurimas juudi kalmistus. Kogenud Iisraeli toetajana juhtis ta varem Ameerika sionistliku organisatsiooni Iisraeli kontorit. Tere tulemast JN Studiosse, Jeff! Aitäh, et mind kutsusid, Steve! Räägi meile kõigepealt natuke endast ja oma tööst Ülimäel. Muidugi, olen pärit New Yorgist ja olen elanud siin Iisraelis alates 2007. aastast. Ja oma varasemas ametis ZOA Iisraeli direktorina olin ma mõõdukad kursis olukorraga Har Habaitil Ülimäel, aga mitte täielikult kursis. 2010. aasta novembris, pärast seda, kui Iisraeli riigikontrolöör Michael Lindenstrauss avaldas terava raporti sealsete tingimuste kohta, ma sain sellest väga teadlikuks. Nii et mina koos mitmete teiste Ameerika Ühendriikidest pärit inimestega, kelle vanemad olid maetud Har Hazeitile, tulime kokku. Me moodustasime selle rahvusvahelise komitee Har Hazeitini ehk Ülimäe jaoks. Me tegime valitsusega väga tihedat koostööd. Tollane olukord oli nii kohutav, et seal kividega loopimine külastajate ja leinajate pihta oli tavaline. Üle kogu koha oli prügi laiali. Me seisime silmitsi olukorraga, kus haudu lõhuti regulaarselt. Kalmistul peeti eesli võiduajamisi. Me leidsime surnud eesleid kalmistult. Meie naabrid kasutasid kalmistut. See oli Ida-Jeruusalemma peamine narkootikumide süstimise koht. Ja nad kasutasid püstiseid hauakive jalgpalliväravatena. Nii et olukord oli kohutav. Ja riigikontrolööril oli täiesti õigus. Nii et me tegime nii, et tulime valitsusega kokku ja tegime nendega koostööd. Ja nad on olnud äärmiselt koostöövalmid. Ja me astusime samme, alustades üleval asuva politsei tugipunktiga. Paigaldasime aiad, saime selleks 4 miljonit seeklit. Kaamerad paigaldati igale poole. Need kõik ühendati keskse valvekeskusega, keskse turvapeastaabiga. Kaameraid jälgiti ööpäevaringselt. Panime välja erariietes politseinikud ja tavalised patrullid. Ja ma võiksin jätkata ja jätkata. Aga aeglaselt, kuid kindlalt on heebrea keeles üks väljend. Surmeira vaasei tov, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et esmalt tegele negatiivsega ja siis pööra end hea poole. Ja tänu Jumalale ning kõigile asjaosalistele, ka politsei kaasa arvatud, oleme suutnud olukorra ümber pöörata, kui mitte 180 kraadi, siis vähemalt 160 kraadi. Ära muretse, me hoolitseme ülejäänud 20% eest. Ja nii ongi see olukord, millega me nüüd silmitsi seisame. Alates 2018. aasta oktoobrist pole meil olnud ühtegi tõsist vandalismiakti. Ja mida me praegu teeme, on see, et ehitame Har Hazeitimile külastuskeskust, et meelitada ligi noori, üliõpilasi, sõdureid, turiste, igasuguseid külastajaid, et nad saaksid rohkem teada oma pärandi kohta, sest Har Hazeitim, Õlimägi, on mäel paiknev juudi juhtide ja õpetlaste panteon. Seega tahame harida oma noori nende pärandi kohta. Mainime lihtsalt mõnda inimest, kes sinna on maetud, nende jaoks, kes ei tea. No teeme siis A-nimekirja. Seal on ka B- ja C-nimekirja inimesi, kellel on põnevad lood.
aga A-nimekirja puhul räägime peaminister Menachem Beginist. Me räägime Henrietta Soldist, Hadassa asutajast. Ja me räägime Rabbi Kookist ja Rabbi Gorenist ning Bartanurast ja Orha Chaimist. Ja ma võiksin jätkata, Rabbi Hutner. Nimetage ükskõik keda, nad on seal olemas. ja siiski külastuskeskus on rohkem kui lihtsalt sissepääs kalmistule. Te näete sellest palju enamat. Absoluutselt. Külastuskeskus, mis on, ma ütleksin, praeguseks umbes pooleldi valmis. Ma olen seal vähemalt 2 korda nädalas, kui mitte rohkem. Sellest saab rohkem kui lihtsalt külastuskeskus. Rohkem kui lihtsalt koht, kust saab näiteks infomaterjale või uurimiskeskuses vaadata, kes sinna on maetud. Sellest saab palju enamat kui lihtsalt suupistebaar või koht, kus toimuvad tunnid ja loengud. Sellest saab lähtepunkt kalmistule sisenemiseks, nii et noored inimesed saavad kalmistut vahetult kogeda ja kõigi seal maetud isikutega tutvuda. Sellega ma mõtlen, selleks, et muuta see noorte jaoks põnevaks kogemuseks, hakkame kasutama näiteks liitreaalsust. Võtad oma iPhone'i, suunad kaamera näiteks Menachem Begini hauale. Sinu ekraanile ilmub Menachem Begin. Ta räägib sulle loo. Ja selle loo sees on vihje sinu järgmise peatuse kohta. Ja tegelikult, kui me korraldaksime selle siin hilisel pärastlõunal, ütleme, et mõned õpilased, kes istuvad Torontos koolis, saaksid sellega tegeleda ja meid selles ülesandes aidata. Nad nimetavad neid ülesanneteks. Nii et me loodame tuua selle kogemuse mitte ainult külastuskeskusesse, vaid ka tegeliku kalmistule ja inimesteni ning juutideni üle kogu maailma. Saavad nendes tegevustes osaleda. Ja mis on ajakava, millal te ootate ametlikku avamist? Olgu. Nad ütlevad meile paasapüha 2027, võib-olla suvi 2027. Steve, tõesti, kui sa seda usud, siis mul on sulle Brooklyni sild müüa. Aga tead, me loodame, et kuskil 2027 aastal, võib-olla 2027 aasta teises pooles saab hoone valmis. Ja varsti pärast seda avame selle ka avalikkusele. Ja praegu oleme operaatori leidmise protsessis. Pakkumiskutse läheb varsti välja. Ja loodetavasti leiame operaatori, kes on valmis kasutama kõiki neid võimalusi, mida Ülimäel pakkuda on. Aga samal ajal käivad inimesed ikkagi külas. Ma tean, et sina ise teed seal ekskursioone, nii et inimesed saavad juba külastada. Ma teen regulaarselt ekskursioone. Tegelikult teen ma homme hommikul kell 10:00 ühe ekskursiooni, kui keegi tahab meiega liituda. Aga jah, inimeste arv on kasvanud võrreldes 2014 aasta madalseisuga, kui päevas käis siin umbes 200 inimest. Nüüd külastab meid üle 2000 inimese. Varem, kui meil oli siin turismitööstus, oli see 3. enim külastatud turismiobjekt. Ma mõtlen selle all seda suurepärast vaateplatvormi. See vaatepunkt on naljakas, sest ma vaatan praegu siinsamas stuudios välja selle vaatesuunas, mida näeksid Ülimäe tipust. Pärast Yad Vashemit ja pärast Kotelit, pärast Läänemüüri oli see vaatepunkt Ülimäe tipust 3. enim külastatud koht. Peamiselt tänu kristlikele palveränduritele. Aga teate, me loodame seda muuta. Me toome üritusi Ülimäele ja toome siia rohkem inimesi. Rohkem juute Ülimäele. Sarnaselt sellele, mida linnapea Rudy Giuliani tegi Central Parkis ajal, mil Central Park oli ohtlik. Ja ta tõi sinna Metropolitan Opera, New Yorgi Filharmoonia, Schaefferi muusikafestivali, New Yorgi avaliku raamatukogu filmifestivali, Adela della Corte Shakespeare festivali, Central Park.
Vaata, tuhandeid, kümneid tuhandeid inimesi tuli kohale. Politsei oli sunnitud neid kaitsma ja nii sai Central Parkist põhimõtteliselt turvaline koht. Ja see ongi meie eesmärk siin. Ma nimetan seda Õlimäe julianiseerimiseks, ainult et ma ei kirjuta alguses GU, vaid kirjutan JEW. Okei, aga miks see on nii? Lihtsalt natuke laiemalt vaadates, miks on nii oluline, et Harasaitimil oleks elav juudi kohalolu? Selleks on mitu põhjust. Põhimõtteliselt on 4 põhjust, miks inimesed on selle algatusega liitunud. Esimene on turvalisus. Meie 3 põhieesmärki olid alguses turvalisus, turvalisus ja turvalisus. Ja suuresti oleme selle saavutanud. Teised inimesed on liitunud sellepärast, mida me heebrea keeles nimetame kavod hamet. Et kui me ei lase meie lahkunutel rahus puhata, siis ei ela ka meie ise rahus. See ongi selle suur osa. Austus ja lugupidamine surnute vastu, maailma kõige austatum ja püham juudi kalmistu. Turvalisus ja kavod hamet. Ning 3. põhjus, mis on tõesti minu põhjus, on haridus. Ma olin õpetaja 33 aastat enne siia Iisraeli kolimist. Ma õpetasin klassiruumis. Siin on meil suurim võimalus harida meie noori. Me oleme nii mures. Sa kuuled sellest, kui räägime amjutist ehk juudi ühtekuuluvusest, et tänapäeval on suurim probleem see, et juudi identiteet noorte seas. Nii et siin on sul suurepärane võimalus seda juudi identiteeti tugevdada. See on 3. punkt. 4. põhjus on tegelikult üks neist, miks ma üldse kaasa lõin, kui töötasin Zõuas. Ja see oli sellepärast, et Õlimäe seljandik, mis on tegelikult 2 miili pikk, see ulatub Har Hatzofiimi ehk Skoopuse mäest põhjas kuni välja lõunaosas asuva Kitmatsiooni nimelise kohani, selle pika seljandiku lõunatipus. Ja see kaitseb, nagu ma siit jälle vaatan, see kaitseb Ida-Jeruusalemma. Kui me peaksime selle üle kontrolli kaotama, ja kahjuks on araablased ehitanud Betlehemi lõunas ja Ramallah al-Bira põhjas üle 38 000 ebaseadusliku ehitise. Ja kui sa mõtled Õlimäest kui kitsaskohast, nagu liivakella kael, nende 2 väljaulatuva osa kokkusaamise takistamine on täiesti oluline Ida-Jeruusalemma terviklikkuse jaoks. Võib öelda, et kogu Jeruusalemma jaoks. Ja mitte ainult see, aga meil on Harisaitimi idaküljel kaunid juudi kogukonnad, nagu Mishor Adumim, Kfar Adumim, Maale Adumim, Alon, Kedar, kaunid kogukonnad. Need satuksid samuti ohtu, kui me kaotaksime Õlimäe harja. Õlimäe harja. Nii et põhimõtteliselt on 4 põhjust, miks me peaksime selle pärast muretsema. Ja sõltuvalt sinu vaadetest võib üks põhjus olla olulisem kui teine. Ma tean, et sa jagasid minuga, et sa tahad ligi meelitada mitte ainult usklikke juute, vaid igasuguseid juute ja ka kristlasi, nagu sa enne mainisid. Ja teisi, et neid kaasata ja harida, nagu sa ütlesid, selles judaismi jaoks väga tähtsas paigas. Ja mitte ainult ajaloolisest vaatenurgast, vaid ka, nagu sa ütlesid, identiteedi seisukohalt. Täpselt. Külastuskeskus on avatud kõigile ja ma arvan, et eriti tänapäeval on kahjuks geopoliitiline olukord selline, et maailmas on tohutult palju teadmatust. On tohutult palju arusaamatusi. Ja selle arusaamatuse taustal meie kohalolek Jeruusalemmas on äärmiselt oluline. Ja Õlimägi, 3000 aastat vana, kõige vanem haud Õlimäel, kuulub Vaarao tütrele, mitte sellele Vaarao tütrele, kes tõmbas Moosese Niilusest välja, vaid sellele Vaarao tütrele, kes abiellus kuningas Saalomoni, Shlomo Hamelechiga, ja ta on maetud Õlimäele. Nii et inimeste aitamine mõista, et see paik tõesti räägib meie jätkuvast kohalolust Jeruusalemmas ja Iisraelis, on täiesti hädavajalik, eriti tänapäeval.
Kas sa arvad, et see on samuti võtmetähtsusega suuremas plaanis? Ma ei taha seda narratiiviks nimetada, aga kas see aitab rääkida tõtt sellest, mis Iisraelis toimub? Ja samuti näidata maailmale, kes me tegelikult oleme. Ma arvan, et see on täiesti hädavajalik. Ja sa võid selle või teise üle vaielda, aga Ülimäega ei saa vaielda. Seal on, nagu ma ütlesin, 150 000 juuti, kes on elanud seal juba 3000 aastat Har Habaitil, Ülimäel. See on vaieldamatu fakt meie kohalolekust siin. Ja seetõttu muutub see täiesti hädavajalikuks. Muide, sa võid vaielda, kui sa vaatad üle Templimäe poole. Sa ei näe seal ühtegi märki juutide kohalolekust. Vähemalt mitte ühtegi ilmset märki. Võib-olla, kui sa kaevad sügavamale, siis leiad märke. Ja me tõesti leidsime märke, kui nad kaevasid välja kahjuks, selle maa-aluse mošee. Ja äkitselt kõik need 100 tonnid mulda, mis visati Kidroni orgu Ülimäe ja Templimäe vahele, paljastasid tegelikult tõendeid meie kohaloleku kohta Templimäel. Aga kui sa lihtsalt vaatad seda nii, nagu see on, sa ei näe mingit juudi kohalolekut sellel platvormil, sellel 40 aakri suurusel platvormil, erinevalt Ülimäest, kus sa saad liikuda ühest hauast teise. Ja igaüks neist on tõend meie kohaloleku kohta Jeruusalemmas läbi ajaloo. Mis on siis sinu nägemus? Sa teed nii olulist tööd. Milline on sinu nägemus Ülimäe tulevikust nende inimeste jaoks, kes hakkavad seda alates järgmisest aastast külastama? Esiteks, kõige tähtsam on see, et see jääks turvaliseks. See oli meie esimene ja kõige olulisem ülesanne. Ja see ongi ülesanne, mida me kindlasti täidame. Me ei kavatse loorberitele puhkama jääda. Me jätkame olukorra parandamist. Me saime valitsuselt just 6 miljonit seeklit, et uuendada oma kaameraid. Sest kahjuks need 2 noort naist, kes istusid meie turvakeskuses. Mõnikord kulus neil klaviatuuril kuni 5 minutit, et liikuda seinal olevatel lamekraanidel ühelt kaamerapildilt teisele. Nüüd on meil kasutusel sujuv süsteem koos tipptasemel kaameratega, mis suudavad pöörata 360 kraadi ja tüdrukud, kes seal sees istuvad. See on tõesti peaaegu nagu läbipaistev süsteem, mis saab reageerida olukordadele nende kujunemise käigus, selle asemel, et liiga kaua oodata, et reageerida. Nii et turvalisus jääb meie esimeseks prioriteediks. Tulevikus ma tahaksin näha, et sellest saab juudi rahva hariduslik mekka. Selleni, et Steve, seal käivad Birthrighti tudengid, kes lähevad sinna ja siis lähevad tagasi oma ülikoolidesse, kui nad naasevad Ameerika Ühendriikidesse või Ühendkuningriiki või kuhu iganes. Ja nad ütlevad, tead mis? Sa pead seda kohta külastama, sest see oli lihtsalt uskumatu hariv kogemus. Ja kui me suudame selleni jõuda, kui me suudame noori inimesi Ülimäele meelitada, siis suren ma õnneliku mehena. Noh, ära veel sure, sest me vajame sind. Ja sa mainisid rahastust, valitsuse rahastust. Kust veel te rahastust saate ja kuidas inimesed saavad aidata, kui nad tahavad? Noh, kokkulepe oli selline, et kui me sõlmisime valitsusega lepingu, siis nemad panustavad 12,5 miljonit seeklit ja meie panustame 12,5 miljonit seeklit selle hoone ehitamiseks. Meil on, kui me saavutame teatud vahe-eesmärgid, me oleme saanud valitsuselt rahastust osade kaupa, kuid meil on veel pikk tee minna. Ja mitte ainult see, Steve, aga sa ei taha, et see ilus hoone muutuks kasutult seisvaks koormaks. Sa tahad, et seda kasutataks kõigi kogemuse rikastamiseks seal üleval. Nii et selleks, et jätkata sisuka programmiga, vajame hiljem täiendavat rahastust. Kui inimesed tahavad panustada, me eeldame muide, et kulude ületamise ja materjalide hinnatõusu tõttu läheb see tõenäoliselt maksma 28 miljonit. Teisisõnu,
14 miljonit meilt ja 14 miljonit valitsuselt. Nii et kui nad tõesti tahavad panustada, nad peaksid minema Har-Hazaishimi Harhazeis Hazezim, harhazeisim.org. Seal on annetamise nupud ja nad saavad seal annetada krediitkaardiga või kuidas iganes nad soovivad annetada. Chef Darby, oli meeldiv sind stuudios võõrustada ja soovime sulle kõike head. Aitäh, Steve. Aitäh, et mind kutsusid.